Riigikogu liikmete Jüri Adamsi, Andres Herkeli, Andres Ammase, Külliki Kübarsepa, Monika Haukanõmme, Artur Talviku, Krista Aru ja Ain Lutsepa 29. aprill 2015 esitatud arupärimine kollektiivse pöördumise lõpetada erakondade ületoitmine kohta. Ja arupärijate nimel palun kõnepulti Andres Herkel. Aitäh, austatud juhataja, austatud Riigikogu liikmed, ministrid. Antud arupärimise tõesti on esitanud 8 Vabaerakonna saadikut seoses pöördumisega, mis oli esimene omalaadiline kollektiivse pöördumise mehhanismi kasutamine, kus vähemalt 1000 allkirjaga on võimalik apelleerida Riigikogu poole, et üht küsimust asutaks siin lahendama. Tuletan meelde, et selle kollektiivse pöördumise sisu oli see, et vähendada erakondade riigieelarvelist rahastamist poole võrra. Need eraldised oleksid sihtotstarbestatud, mida nad praegu kahjuks ei ole, ning neis sisalduks ka kohalike valimiste komponente. Kohalike valimisliitude suhtes oleks samuti õiglane mingit rahajaotusmehhanismi kasutada, kui juba sellist raha jagatakse. Nüüd põhiseaduskomisjon tegeles sellega nagu kuuma kartuliga üsna pikalt ja läbi 2 koosseisu jõudes aprilli lõpus järeldusele, et antud probleem, pöördumises püstitatud probleem tuleb lahendada muul viisil. Nimelt seadus annab ühe niisuguse võimaluse mitte tuua saali seaduseelnõu, mitte algatada riiklikult tähtsat küsimust või arutelu, vaid selline ebamäärane muul viisil on olemas võimalusena seaduses. Ma arvan, et see oli üsna solvav nendele 4000 inimesele, kes sellise pöördumise Riigikogu poole tõid. Ja me saime teada, et edasi tegeleb sellega vastavalt koalitsioonilepingu punktile 4.29 justiitsminister, kellele me oleme selle arupärimise koos vastavate küsimustega esitanud. Antud punkt koalitsioonileppes ütleb järgmist. Ühtlustame valimisseadused ning analüüsime poliitilise konkurentsi elavdamise võimaluse, sealhulgas reklaamikulude ülempiir, kautsjoni maksmine, üleriigilise nimekirja institutsioon ja valimisringkondade proportsioonid. Taotleme muudatuste sisseviimisel konsensust. Meil on küll täiesti selline tunne, et see sõnastus haakub antud kollektiivse pöördumisega küll väga kaudselt, kui üldse, ehk niisugune probleemi viimine Riigikogu poolt mitte vastamine sisuliselt ja seda edasiandmine justiitsministrile on oma sisult eksitav, kuid me püstitasime justiitsministri jaoks vastavad küsimused ja me loodame, et ta selle arvamuse lükkab ümber, tulles siia nendele küsimustele vastama. Tahame teada, millise kava alusel ja kuidas hakkab Justiitsministeerium pöördumises esitatud probleeme lahendama, milliseid samme kavatseb astuda kehtiva erakonnaõiguse muutmiseks, konkurentsitingimuste võrdsustamiseks, kas peate õiglaseks seda ebavõrdsust, mis 2015. aasta valimiskampaania ajal valitses konkurentsis, kus mõned täisnimekirju esitanud erakonnad said olulist tuge riigieelarvest, aga mõni ei saanud seda üldse. Ja mil määral võib olla nende probleemide ignoreerimine ka koalitsioonikõnelustel seotud sellega, et praktiliselt kõik koalitsiooni kuuluvad erakonnad on orienteerunud sellele, et teha valimiskampaaniat tuleviku arvelt, teha seda võlgu ja kasseerida see raha tagasi riigieelarvest tulevast eraldisest. Tahame teada, mida koalitsioonileppe vastav punkt tähendab, kuidas see muudatuste sisseviimine hakkab toimuma ja kuidas see üle pea ikkagi haakub selle pöördumise sisuga, mis ma loodan, et justiitsministrile
on tuttav ja arusaadav. Ning lõpuks oleme me sügavalt veendumusel, et selline ebaõiglase rahastamise jätkamine ja poliitilise konkurentsi pärssimine tekitab inimestes usaldamatust riigi kui sellise suhtes ja see ei ole meie tulevikule ja julgeolekuolukorrale teps mitte hea. Palume kõigile neile küsimustele siis vastata ja ehitada see seos, mida meie ei näinud. Aitäh!